Räägime lao liikumistest. Lao liikumised eeldavad, et meil on rohkem kui üks ladu ja nende vahel on siis vaja kaubakoguseid liigutada. Selle jaoks tuleks seaded üldseadistused alt vaadata üle lao liikumised. Nimelt meil on võimalik selle lao liikumise dokumendile saada ka kaupade müügihinnad, kuid need müügihinnad on siis tootekaardi müügihinnad ehk baashinnad. Ja võime ka lao liikumise tellimuse korral öelda, et sellest laost, kust liigutatakse, on need kaubad broneeritud ehk kinni pandud. Ja veel on võimalik, et siin ladu all üks ladudest ongi nii-öelda põhiladu, ehk me eeldame siis sellise plaani korral, et kaup ostetakse põhilattu sisse ja sealt jagatakse filiaalidele laiali. Loomulikult saab lao liikumist või sellele eelnevat lao liikumise tellimust minna käsitsi tegema ladu ja lao liikumised all, aga antud juhul ma näitaks, kuidas on seda mugavam teha läbi aruande. Valime aruanded, valime lao seis. Nüüd laoks valime selle lao, kuhu me tahame kauba kanda lao liikumisega. Ja võtame lahti laovarude täiendamise. Me saame siit kitsendusi anda, mida täpsemalt kuvatakse. Praegu ma jätan nad kõik. Iseenesest võib ka käibevaru kuvada, kas siis päevades või nädalates, eeldab muidugi, et neid tooteid on ka juba müüdud. Ja põhimõtteliselt võib kuvada ka tellimistel ja teistest ladudest liigutamisel olevad kogused, ehk need kogused, mida ei ole veel ära liigutatud, aga mis on päevakorras. Praegu seda ka ei märgi. Ja laoseisud toodete lõikes koos miinimumnormidega. Kuna ma filtrisse mingisuguseid piiranguid ei andnud, siis ta kuvab siia kõik, aga ta näitab nüüd laos siis selle väikekarja poes olevad kogused, mis on praegu kõik nullis, ja näitab Pärnu maantee laos olevad kogused. Ja see tähendab siis seda, et vähemalt nii palju võib siis see filiaal, väikekarja pood praegu pealaost tellida. Ütleme, et ta tellib seda, märgib siia tellitava koguse kohale, seda võtab ühe, seda võib näiteks rohkem võtab 2, et ühesõnaga vastavalt nendele vajadustele, kuidas ta siis seda vajalikuks peab, muidugi saab sellega jätkata kõikide toodete osas, aga ütleme, et need piisavad meile praegu. Ja edasi lähen ja klikin salvesta ja koosta lao liikumise tellimused. Programm küsib üle, kas sa oled kindel, et sa soovid need lisada. Nimelt, kui meil on üks lao liikumise tellimus ees, siis ta üritab sinna nad lisada, aga praegu mul ei ole. Ehk tekib uus dokument, ütleb ka, et on olemas. Tagasi ei ole väga mõtet minna, siis ta võtab selle sama akna jälle uuesti lahti, et ma panen selle kinni ja võtangi ladu ja lao liikumised lahti. Siin on eespool ka olemas siis tehtud lao liikumisi, aga tänasest kuupäevast on näha üks tellimus, sellel on number, tellimustel ja liikumistel endil on erinevad numbrid. Ja kui ma nüüd avan selle tellimuse, siis ma saan siia määrata millisest laost, et Pärnu maantee laost ja kuhu lattu ehk väikekarja poodi. Kuvatakse tooted nimetustega, kuvatakse lao hinnad, mis siis on sellel Pärnu maantee laol, kogused, mis ma valisin ja tuleb summa kokku ka. Kui ma salvestan, siis ma võin seda dokumenti veel muuta, ma saan siia ridu lisada, ta on lao liikumise tellimus,
saan tooteid vahetada, võtan ristiga siit maha mingi toote ja lisan uue reaga juurde. Aga kui ma ta kinnitan, siis ta on juba lõplik dokument, millest võib minna tegema siis juba laoliikumist. Iseenesest võib ka siia kinnitatud laoliikumise tellimusele tegelikult neid ridu lisada. Aga oluline on teada, et kuna ma panin, et pealaost peaks need tooted olema ka broneeritud, siis kui ma võtan tootekaardi lahti, võtan ladu, siis siin ma näen, et Pärnu maantee laos on bronn peal ja ka lao aruanne näitab Pärnu maantee laos, et laoliikumise tellimusega on kaup broneeritud. Nüüd see pealadu peaks nüüd selle laoliikumise tellimuse ise üle vaatama. Võimalik, et ta ei aksepteerigi kõiki koguseid ja läheb koostama sellest laoliikumise tellimusest päris laoliikumist. Kui ta ei pea vajalikuks kõiki koguseid sinna kanda, siis ta võib need eemaldada. Ja kui ta nüüd selle kinnitab, siis kantigi neid tooteid siis sellest pealaost ehk Pärnu maantee laost nulli ja tekkis see kogus siis Väike-Karjapoodi. Ja ka lao aruanne näitab siis Pärnu maantee kohta, et on tehtud laoliikumine FIFO-põhise hinnaga, bronni all enam laoliikumise tellimust ei näita ja vastavalt sama koguse ja laohinnaga on ta tulnud siis sisse Väike-Karjapoodi. Selles dokumendis ei saa tooteid vahetada, koguseid muuta ja tegelikult ei saa siin ka hinda muuta, sest Pärnu maantee laos on sellise hinnaga, nii et see on täiesti lõplik dokument. F6-ga võib siit teha väljatrüki, standardväljatrükis paraku näidatakse oma hinda. Ehk me peame arvestama, et kui see teine ladu, see Väike-Karjapood on realisatsiooniladu, siis me teeksime hoopis kohandatud väljatrüki alt malliga Warehouse Transfer Act sellise kujunduse, kus me ilmselt peaksime need hinnad eemaldama. Ja kui nüüd tuleb välja, et seal Väike-Karjapoodi saadeti midagi valesti, ehk nii-öelda on vaja see tagasi pöörata, siis muidugi dokumente võib kustutada ja uuesti teha. Seda dokumenti võib ka kopeerida ja selle alusel siis uut teha, aga me võime ka üksikute vigaste ridade puhul teha vastupidise laoliikumise, kus laost on Väike-Karjapood ja latu on siis Pärnu maantee ladu.